Uus õhtuga on saabunud sobiv aeg ka neile, keda huvitab moodne tähistaevas. Ja muidugi ka kosmoseraketi küsimused. Neile annab Tallinna tähetornis vastuse astronoom Charles Willman. Kindlasti huvitab teid, kuidas lasti välja kosmoserakett ja kuidas ta jõudis orbiidile. See oli 2. jaanuaril, kui kosmoserakett välja lasti. Maa oli siis periheelis ja asus päikesest 147 miljoni kilomeetri kaugusel. Kuu oli viimases veerandis. Kuu suunas välja lastud kosmoserakett kaugenes maast ja möödus 4. jaanuaril kell 5:57 ning liikus edasi oma orbiidile päikese ümber ja jääb igavesti tiirlema kunstliku planeedina. Tervitus, head Estruubi visioonipäevast osalejad. Aitäh Maa-amet selle väga olulise ürituse korraldamise eest. Huvitav video, mis tuletab meile meelde, et Eestis tegeldi kosmose asjadega juba peaaegu 60 aastat tagasi ja tegeleme tänaseni. Tehnoloogia on loomulikult kõvasti edasi arenenud, aga see side on säilinud. Loomulikult Maa-ameti töö algas juba palju varem enne selle ürituse korraldamist ja tänu Estruubile ja Sati laole on nüüd Eestis satelliidi andmed väga lihtsalt kasutatavad, VMS andmekihina brauseris sirvitavad. Kes veel ei ole järgi proovinud, siis soovitan. Sentinel-2 andmed on tõesti väga mõnusalt sirvitavaks tehtud. Lisaks juba varem loodud eeskujulikult toimivate geoportaali teenustele. Vaadates selle ettekannete nimekirja pikkust ja et meid täna on siin, mul näitab 54 osalejat. Mul on väga hea meel, et Eesti kaugseire kogukond on elujõuline ja aktiivne. Ma arvan, et meid kõiki ühendab uudishimu ja teadmiste janu. Meie ümber toimuvat märgata ja sellest paremini aru saada. Ja see on tähtis kahel põhjusel. Ühest küljest see muutub tänapäeva maailmas eluliselt aina olulisemaks, et neid lihtsaid töid jääb aina vähemaks. Masinad ja tehisaju võtavad nad ära. Selliseid keerulisemaid arusaamise töid on küll väga raske masinale delegeerida ja seda jääb inimestele aina rohkem. Teisest küljest kliimamuutused ja inimeste kasvav võime loodust ümber kujundada sunnivad meid loodust ja oma tegevuse tagajärgi paremini mõistma. Et Eestis ja mujal maailmas ka 50 aasta pärast hea olla oleks, kus me vaatame võib-olla 50 aasta pärast tagasi tänastele üritustele samamoodi, nagu me vaatasime seda mustvalget filmi Eesti esimestest tegevustest kosmose valdkonnas. Jah, et me peame enda ümber toimuvaga kursis olema, seda mõistma, sellepärast jah, et ka tulevikus oleks siin hea olla ja me kohaneks nende muutustega. Aga mitte ainult sellepärast, vaid ka sellepärast, et kaugseire, kaardid, ruumi andmed on ägedad, et see on lihtsalt põnev. Ja elu oleks ilmselt väga igav, kui me teeksime asju ainult raha pärast. Et see uudishimu pisik, ma olen veendunud, et on meis enamuses siin, kes me täna oleme siia kogunenud. Vaadates päevakava, siis ettekandeid on palju. Aitäh korraldajatele, aitäh ettekannete ettevalmistajatele. Alates veespordist ja lõpetades militaarrakendustega. Ukrainas toimuva uurimiseks, kus hea motivatsiooni korral saab ka keskmise lahutusega avalike andmete abil üllatavalt palju ära teha. Head ettekannete kuulamist ja vaatamist, oma kogemuste ja töö tulemuste jagamist. Aitäh! Tere ka minu kui Est-Hubi tiimi liikme poolt. Kogu meie päev jaguneb kaheks. On inspiratsioon
ja siis kriis ja rohepööre. Esimene on selline tavakasutaja lugudest lähtuv või uutest tehnoloogiatest lähtuv ja teine siis praktilisemad tööd, mis on valmis tehtud selleks, et tänapäeva maailmas edasi minna. Ja ma juhatakski sisse meie esimese kõneleja, kelleks on Maa-ametis geoinformaatika osakonnast Triin Tajur ja kes räägib siis, annab Est-Hubi hetkeseisust ülevaate. Tere kõigile! Tänavu toimub Est-Hubi visioonipäev juba 3. korda ja räägin teile, mida huvitavat Est-Hub kosmose huvilistele, spetsialistidele, organisatsioonidele pakub. Est-Hubis hoitakse satelliidi andmeid just Eesti huviala kohta ja andmed laekuvad meile Euroopa Kosmoseagentuurilt. Erinevate huvidega kasutajatele on loodud 3 erinevat keskkonda, mida ka täna teile lühidalt tutvustan. Alustuseks satelliidi andmete portaal. See pakub kasutajatele võimalust otsida ja alla laadida satelliidipilte. Siin keskkonnas saab igaüks end vabalt registreerida ja korraga on kättesaadavad viimase 2 aasta andmed. Ja vanemate andmete pärimiseks saame ka need teile eraldi kättesaadavaks teha. Kui te asute pilte otsima, siis tuleb täpsustada toode, mis teid parasjagu huvitab ja ajavahemik, mille vastu huvi tunnete. Näiteks siin ma otsin veebruarikuu radaripilti ja olen ka täpsustanud siin sellise kindla geograafilise asukoha, et ma tahan, et see otsingu tulem näiteks pilte just selles vahemikus, mis selle alaga kattuvad. Et sellise ala joonistamiseks ma saan siit paremalt ruudu ikoonist sellise funktsionaalsuse sisse lülitada. Andmed, mida saate siin küsida, vaadata, uurida, on Sentinel-123 andmed. Näiteks level 1 andmestik, mis on georeferentseeritud, kasutades orbiidi ja satelliidi orientatsiooni andmeid, on SAR-andmed, mis on projitseeritud maapinnale ja ka näiteks level 2 SAR-andmestik, mis sisaldab andmeid tuulte, lainete hoovuste kohta. Sentinel-2 MSI, mis on siis väljaspool atmosfääri või top of the atmosphere andmed ja laivalik Sentinel-3 andmeid. Kui te olete teinud valiku andmete osas, mida soovite otsida, siis siit luubiga ikoonist saate teha päringu ja teile kuvatakse siis erinevad vasted, kust te saate siis vaadata, et missugused pildid täpsemalt just teile parasjagu sobivad. Ja te saate neid lähemalt vaadata, kui te klikite siia silmaga ikoonile, ehk siis lugeda iga pildi kohta käivat teavet lähemalt. Ja kui tahate näiteks alla laadida mitut pilti, saate need siin linnutada ja lisada ostukärusse, mis paistab siin all. Ja igaks juhuks märgin, et kuigi see formaat siin meenutab natuke e-poodi, siis andmed on tegelikult täiesti tasuta kättesaadavad. Ja selle käru, kuhu te olete kõik need pildid kogunud, saate siit ülevalt vasakult. Saate veenduda, et need pildid on täpselt need, mida tahate alla laadida ja siis vajutate alla laadimise nuppu. Lisaks andmehoidlale pakub Est-Hub aga ka andmete töötlemise võimalust. Ehk siis tegelikult sellistel puhkudel andmete allalaadimine polegi otseselt vajalik. Ja kasutajad saavad teha suuremahulisi töötlusi otse andmete juures. Ja selleks on meil Galvalus nimeline keskkond,
kus arendajaks on Brockmann Consult. Ja siin veebivormis saate täpsustada erinevaid protsessimise parameetreid ja jooksutada töövoogu. Selline see graafiline liides näeb välja. Ja siit vasakult on teil võimalik valida 4 erineva andmetöötlusmeetodi vahel. Saan ka tuua mõned näited analüüsidest, mida on võimalik teha. Näiteks on siin olemas selline bioprotsessor lehepinnaindeksi arvutamiseks, mis võiks olla väärtuslik taimede kasvu, fotosünteesi intensiivsuse, saagikuse hindamiseks. Siis järgmised 3 protsessorit on loodud optiliselt keerukate veekeskkondade jaoks ja see IDEPIX aitab piksleid klassifitseerida ja näiteks on olemas ka selline täiustatud tehisnärvi võrkude poolt treenitud protsessor. On pilvetöötlust võimaldavaid protsessoreid, erinevaid atmosfääri parandusi, korrektsiooni pakkuvad protsessoreid. Siis see BandMaths näiteks võimaldab teha erinevaid matemaatilisi operatsioone, arvutusi ja see Subset siin on näiteks kasutajale, kes tahab siis töödeldavate andmete mahtu vähendada või keskenduda konkreetsetele huvialadele sellist sihipärast analüüsi teha. Kalvalus on kättesaadav registreeritud kasutajatele ja see on loodud eelkõige riigiasutustele, kes soovivad välja töötada või juba kasutada andmeid oma teenustes, ülikoolidele, teadusasutustele, aga ootame tegelikult kasutama ka näiteks alustavaid eraettevõtteid, kes tahaksid välja töötada prototüüpi oma toodetele. Ja siin saaksid rakendust leida ka näiteks need, kes teevad tellimustöid riigiasutustele. Ja muidugi erinevad riiklikud, piirkondlikud, rahvusvahelised projektid, kus Sentineli andmeid saab kasutada. Siin kalvaluses on tegelikult juures ka Landsat 8 andmed. Ja 3. keskkonnaks on igamehe rakendus Satiladu, mis kuvab jooksva päeva uusi pilte igal õhtul. Ehk siis, kui te olete ennast mugavalt seadnud 7 uudiseid vaatama, siis te saate Satilaust ka piiluda, et kas pilt on tulnud ja kuidas see paistab. Seal on olemas selline kena otsing, kus saate täpsustada kuupäeva vahemikku, kust leida pilti. Saate vahetada erinevaid filtreid, ehk siis peale sellise tavalise fotopildi saate ka siin katsetada erinevaid valevärvipilte, mis on väga põnevad. Ja kui te siit eelvaatest lähete edasi, siis avanebki selline Satila rakenduse vaade, kus peale satelliidipiltide saate võtta abiks ka erinevad kihid, maskid ja vektorkihid, mida siis kuvatakse otse selle satelliidipildi peale, mis võimaldab teil siis võib-olla mingisuguseid nähtusi või protsesse paremini tuvastada või jälgida. S-Hubi kasutajaskond on kindlasti väga mitmekesine ja see on, ma ütleks kõigile, keda huvitab keskkond enda ümber ja igaüks leiab siit endale sobiva väljundi, kas siis ametnik, tippspetsialist, kooliõpilane, teadlane, erinevad asjaarmastajad erinevatest valdkondadest. Ja kui teil on S-Hubi osas mingisuguseid küsimusi, ideid, ettepanekuid, siis saate need alati edastada näiteks aadressile shub@maamet.ee. Sellega see lühitutvustus ka lõpeb. Aitäh sulle, Triin. Kiikasin kiirelt küsimusi-vastuseid, neid meil hetkel veel ei ole, aga ka kogu päeva jooksul võite neid siiski ka S-Hubi kohta lisaks küsida. Meie järgmine ettekandja on kutseline veematkajuht ja Team Supply
liige Madis Vitsut, kes räägib meile satelliidiandmete kasutamisest veespordi valdkonnas. Tere, mina olen Madis Vitsut. Annan oma ettekandega kõigepealt siis väikse ülevaate sellest, et mida see veesport üldse minu jaoks ja laiemalt tähendada võiks ja siis, et milliseid Maa-ameti poolt pakutavaid teenuseid olen saanud siiani kasutada ja julgen ka soovitada kõigile teistele nii matkakorraldajatele kui ka inimestele, kes lihtsalt otsivad Eesti looduses uusi ja huvitavaid paiku, mida avastada ja kuhu võib-olla igaüks alati ei satu. Esimest korda sattusin vee peale siis 2002. aastal Viljandis aerutamistreeningutele jõudes. Ja sealt edasi olen võistelnud erinevate paatidega, viimased aastad aerulauaga, käinud MM-idel ja selle aja jooksul siis vahepeal omandasin ka veematkajuhi kutse ja ühtlasi olen ka aerutamise abitreener. See harrastus ja hobi on mind viinud väga erinevatesse paikadesse ja nii Eestis kui mujal ja olen väga selgelt tunnetanud seda, et tehnilised vahendid, mis meil on Eestis vabalt siis kättesaadavad, on aidanud mul ennetada ja muuta ka ohutumaks nii treeninguid kui matkasid nii endale kui ka klientidele. Võib järgmise panna. Et keskendungi põhiliselt siis Eesti siseveekogudele, kuna elan ka praegu Viljandis, siis mere äärde väga tihti ei satu ja kui siis katsungi jääda ikkagi ranniku lähedale, kuna meri on väga ohtlik ja ka hoopis teistsugune keskkond võrreldes siis sisevetega. Aga ka siseveekogud on kogu aasta vältel pidevas muutumises. Näiteks talvel on tihtipeale veetase väga madal. Selle veetaseme hindamiseks on paljudele jõgedele paigaldatud siis veetaseme seirejaamad, mille infot leiab ilmateenistuse lehelt, aga need mõõtetulemused ei lähtu mitte mingist absoluutsest nullist, vaid iga mõõtejaama enda määratud nullist ning seetõttu ainuüksi numbri vaatamine ei anna tihtipeale adekvaatset pilti tegelikult ees ootavast seisust. Väga hea muidugi, kui kohaga juba olla tuttav ja siis on võimalik neid arvandmeid võimalik tegeliku seisuga kõrvutada, aga läbi just ortofotode saab sama kuupäeva veeseisu ja siis nähtavat pilti vaadates väikse aimduse, milline see vee seis tegelikult olla võib, kuna Eestis on ka jõgede nimetus antud tihtipeale väga väikestele veekogudele, mis pigem peale vaadates peaksid olema kas ojad või isegi kraavid. Talvel positiivne on see, et ei ole taimestikku ja ka tegelikult see madal veeseis võimaldab uusi veekogusid mõnes mõttes paremini tundma õppida, kuna näiteks jõgede puhul, kui näha ära, kus on kivised kohad, siis võib eeldada, et kevadel suurvee ajal
on selle koha peal kärestik. Ja samamoodi on need kärestikukohad ka ortofotodelt üldiselt päris hästi tuvastatavad, kuna vahutav vesi on ikkagi hoopis heledam ja tekitab teistsuguse peegelduse. Kevadeti, eks iga aerutaja nagu soov on oma hooaega võimalikult varakult alustada, kuna tihtipeale meil talved venivad siin päris pikaks ja vaba vett on üldse kas võimatu või siis väga raske leida. Ja lisaks väga suurte miinuskraadidega ega ei ole ükskõik mis varustuse olemasolul sinna vee peale kindlasti mugav ja mõnus minna, kui kõik ümberringi jäätub. Kevadeti võib just jõgedele ligipääsemisega samuti tekkida probleeme, kuna üleujutusalad võivad ulatuda ka üle teede ja samas teest on vaja ka alati kuidagi jõeni jõuda ning see distants peab ka olema kindlasti läbitav. Väga heaks abimeheks on siin kevadised satelliidipildid, mis siis aitavad hinnata ühest küljest vee hetkeseisu, kuhu maani ta siis kalda peal päriselt ulatub, aga varakevadeti on väga oluline just ka jääolude hindamine, sest et päris suur on see varieeruvus ka juba ühe jõe lõikes, et kus on vesi juba vaba ja kus on jää ja tegelikult need üleminekukohad kujutavad endast päris suurt ohtu just seetõttu, et kui näiteks matkagrupp peaks jõudma kuskile jääsulgu, millega ei oldud arvestatud, siis võib olla sealt lähima teeni päris pikk maa ning paatidega metsas on väga halb liikuda, eriti kui samal ajal on külm ja märg ning kevadel on ka päevapikkus veel suhteliselt lühike. Sõitmisi iseenesest teevad kevadel mugavaks just see, et kui on tulnud suur vesi, siis on ka väiksemad jõed tõesti seda jõe nime väärt ja taimestiku puudumine teeb veel navigeerimise suhteliselt lihtsaks, et ei pea liiga palju muretsema, et kas kuskil on peidus vee all mingeid kive, puid, oksi, mida ei ole võimalik märgata. Suvel tihtipeale jõuame jällegi sinna, et paljudes kohtades läheb see veetase nii madalaks, et tegelikult mõnusalt sõita ei ole seal enam võimalik ja nii väiksemad jõed kui järved kasvavad tihtipeale väga kinni ja seal taimede vahel lukerdamine on ühest küljest väga ebamugav ja teisest küljest võib tõesti kujuneda ka ohtlikuks, kuna ei ole võimalik näha, mis toimub vee all ja taimestikku on teoreetiliselt võimalik ka käsi jalgupidi täitsa kinni jääda. Selleks on jällegi just ortofotod ja lisaks ka kaldaerofotod väga hea tööriist, millega on siis võimalik vaadata ajajoonel nagu edasi liikudes, et milline nägi see jõgi välja kevadel või talvel ja milline näeb ta välja suvel. Et neid erinevusi võrreldes, isegi kohalikke olusid mitte tundes, on võimalik anda ikkagi päris hea hinnang, et kas sellesse paika on üldse mõtet ronida ja kui siis millise varustusega. Ja no üldiselt suvi on ikkagi Eestis enamus inimeste lemmikaeg, kui on soe ja mõnus ja eriti kehtib see nende inimeste kohta, kellele meeldib kas vee peal või vee sees lödistada. Sügiseti läheb aina külmemaks, valget aega on vähem, aga
sügisesed pikemad vihmaperioodid tekitavad jällegi võimaluse suurveeks, seda ei ole küll igal aastal, aga iseenesest sügisene suurvesi on alati mõnusam kui kevadel, kuna ei ole jääd ja vesi ei ole samuti kindlasti veel nii külmaks läinud. Ja ilusad värvilised vaated vee pealt metsadele, mis on täiesti inimkäest puutumata, on näiteks Soomaa jõgedel väga lummavad. Ja kellel on aega ja tahtmist, soovitan kindlasti minna uudistama. Eriti just minnes paikadesse, kus varem pole käidud ja olud on täiesti tundmatud, on see eeltöö väga oluline. Võib-olla individuaalselt käies võib ju iseendaga väga hästi hakkama saada, aga kui minna mingile jõelõigule juba 2-3 sõbraga koos või veel enam matkagrupiga, siis korraldajana, ükskõik siis kas treeningu mõistes või matkakorralduse vaates, olen ikkagi lõppkokkuvõttes mina see vastutaja, kes need teised inimesed sinna on vedanud ja seetõttu pean väga oluliseks seda, et mul oleks võimalikult hea ülevaade ikkagi eesootavast ja seeläbi saab valmistuda ja pakkuda kõigile head elamust. Esimene oluline punkt on see, et tuleb ju sinna jõe äärde kuidagi ka jõuda. Selle jaoks Maa-ameti kaardid on kindlasti kõige täpsemad ja paremad, mida Eestis on võimalik kasutada, sest muud avalikud rakendused võivad küll telefoniga navigeerimiseks olla head, aga nendelt on väga raske hinnata, kas need teed on ka tänaseks päevaks veel päriselt sõidetavad ja kui lähedale on võimalik veekogule ikkagi jõuda, sest nüüd kaardi peale võib ju olla igasuguste rattahelgede järgi see teekoht joonistatud, aga sõiduautodega liigeldes ei pruugi alati läbitavus olla tegelikult tagatud. See kaartide juures siis kasutades ka kaarti koos ortofotoga on päris hea näha. Kindlasti on ükskõik kui pika päeva planeerimise juures alati kasulik mõelda ka mingile tagavaraplaanile ja alternatiivsele marsruudile juhuks, kui kellegagi midagi juhtub, keegi peaks ära väsima, et siis on jõgede puhul ka väga hea välja otsida need võimalikud vahepealsed peatuskohad või siis veel enam kohad, kuhu ka abi saaks mööda teid tehni jõuda. Ja see ühtlasi tagab ka, kui jõega nii üksikasjalikult tutvuda, on võimalik abi kutsumiseks ka paremini aru saada ja kirjeldada, kuhu parasjagu oled jõudnud ja vältida seeläbi asjatut ajakulu lihtsalt päästemeeskonna jaoks tagaotsimisel loodusest. Õnneks mul endal selline vajadus siiani on puudunud, aga ma arvan, et ilma eeltööd tegemata on need olukorrad väga palju lihtsamad tekkima. Ühtlasi jõgede puhul tuleks alati hinnata ka seda distantsi, kuna linnulennult mõõtes alguspunktist lõpupunkti on maa tegelikult tihtipeale kas poole võrra või vähemalt 20-30% pikem mööda jõge liikudes just selle
jõe käärulise kuju tõttu. Aga kaardi pealt on seda päris hea kiirega lühemate lõikudena siis klikkides mööda jõge ära mõõta. Ja nagu ma juba enne ütlesin, siis just see pääs kaldale on küll, see on põhiliseks teemaks just suuremate veekogude puhul, nagu näiteks Võrtsjärve või Peipsi peal, kus on väga suured roostikualad ja ka merest rääkides siis läänerannikul on kilomeetrite kaupa selliseid lõike, kus tegelikult roostik on nii laiaulatuslik, et sealt maale jõudmine on praktiliselt võimatu. Jääolud ka nii järvedel kui jõgedel just võivad väga palju varieeruda, et see, kui silla pealt vaadata, et väga kena ja tore, et jõgi on lahti, siis tegelikkus võib osutuda hoopis teistsuguseks. Siin on all paremal kahjuks aastate tagant pilt, kus jäi ilmselgelt eeltöö tegemata. Silla pealt, kust me alustasime, oli tõesti juba võimalik vee peale saada, aga mõned kilomeetrid hiljem selgus, et jõgi oli päris pikalt veel kinni. Ja siis lohistasin oma sõpra, kellel kahjuks ei olnud kuivülikonda, päris pikalt mööda jääd endal järgi. Ja taimestiku takistus võib olla päris suur. Ühe korra Võrtsjärve peal käies tegelikult vaatasin välja juba väga hea koha, kus randuda, aga tuuleolude hinnang läks ilmselt natukene puusse ja lõpetasin tegelikult 1,5 kilomeetrit eemal sellest kohast, mida algselt plaanisin. Ja siis selle viimase 100 meetri läbimiseks seal roostikus kulus mul peaaegu pool tundi põlvini ja kohati rinnuni vees sumbates. See kevadine roomatt on väga tihe ja raske keskkond, kust ennast läbi murda. Ilmselgelt oleks saanud ka satipildi pealt siis vaadata mingeid alternatiivseid lähedasi variante, kuhu sõites oleksin ilmselt jõudnud tunduvalt kiiremini ka kui vajalaga maa peale. Ilm on muidugi oluline faktor ja ka erinevates piirkondades siis väljaspool Eestit eriti on tähtis ennem tutvuda ka tuulte suuna ja tugevusega ja veetasemega, sest et kui juba võtta pikk reis ette kaugele palmidega maale, siis kohale jõudes avastada, et tegelikult nädalast ajast, mis seal sai veedetud 4 päeval, oli tuul nii kõva, et vee peale polnud võimalik minnagi. Oleks võib-olla otsustanud mõne teise sihtkoha kasuks. Ja kehvad ilmastikuolud võivad alati muutuda väga kiiresti ka reaalselt eluohtlikuks. Seetõttu igasuguse eelinfo kogumine ja eriti grupijuhtides on ülioluline. Satiladu mina olen kasutanud vist üpris sellest algusajast peale, mis on äkki juba üle 3-4 aasta. Ja alguses oli see keskkond väga toores, aga näiteks, mis minu elu muutis palju lihtsamaks, oli maskide lisandumine, eriti siis just veekogude mask, mis võimaldas kuvada kaardile põhimõtteliselt ainult Eesti siis jõed ja järved ja nende siis satipildi vaade
keskel ongi näha siis näiteks kevadine jäämineku hetk Võhandu jõel, kus siis osad lõigud jõest võivad olla juba täitsa jäävabad, aga teisel on väga palju hulpivaid valgeid jääpankasid. Ja ühtlasi just see kevadine kontrast, mis siis tekib veel lumise maapinna ja jõe vahel, mis siis vesi on Eestis meil üldiselt pruun, mitte sinine kahjuks, siis see pruun osa paistab päris hästi välja ka. Paremal pool on jääolude pilt, mis on siis valevärvides, et nende filtritega mängides saab siis paremini ja selgemini kuvada seda jääulatust just suurematel veekogudel, kuna kahjuks satipiltide resolutsioon meil minijõgede hindamiseks on veel natukene vähene. Kevad-suvel on siis päris hästi just ka neid maske kasutades võimalik siis taimestiku kas siis tekkimist või siis juba olemasolu vaadata ja hinnata. Et parempoolsel pildil on siis näha näiteks läänerannikul selle kaldaäärse ala kinnikasvamine siis roostikuga üldiselt ja samas ongi siis hea leida need nii-öelda õhemad kohad, kus siis on maapinnani ja sealt edasi siis kaardivaates teeni lühem maa ja kus siis on võimalik jälle ilusti maale jõuda. See kontrast just siis vee ja maapinna vahel muutub väiksemaks, kui lumi on juba maapinnalt sulanud, näiteks aprillis-mais, aga siis on jällegi päris hästi abiks need valevärvifiltrid, mis siis võimaldavad seda kontrasti ikkagi tekitada. Ühtlasi ka all seal Pärnu jõe näitel on siis natukene näha seda suurveeaegset seisu aprillis ja parempoolsel pildil siis on veeseis mais, kui jõgi on juba oluliselt väiksem triip ja see läbi on seal ka vähem seda kohta ja võimalust sõitmiseks. Minu poolt on siis praegu kõik ja kui tekivad küsimused, siis need ilmselt saadetakse mulle ja leiame vastused ka. Aitäh ja turvalist ja vahvat aega teile vee peal. Aitäh sulle, Madis. Meil siiski on üks küsimus. Küsimus on, et kas sellist puhast jääd on satelliitipiltidel, näiteks satilaos ka võimalik näha? Ja mõtlen pildist, kus Madis on oma sõbraga läbi jää pukseerinud, näeb välja nagu vesi isegi sellel fotol. Et kas selline jää, mis on nagu vee, millel on vesi peal, et seda satipildilt, kas seda on võimalik tuvastada? Lihtsalt satipilti vaadates see ilmselt välja ei paista, aga värvifiltritega peaks täitsa olema võimalik eristada, sest et ikkagi see peegeldus selle märja jää ja vee vahel on erinev. Ja ma ise küsiks võib-olla juurde seda, et kas sul on tekkinud ka mingisugused sellised töövahendid, mida sa korduv kasutad, sellised oma filtrid ja juhul, kui sul on need leitud, et kas need on siis ärisaladus või kui Maa-ametil oleks satilaos olemas kogukonnakeskus, siis sa neid ka jagaksid meiega? Praegu selliseid oma filtreid ei ole, olen nendega mänginud.
probleemiks oli see, et need filtritel oli või siiamaani vist on veel puudu nagu selline hea kirjeldus, et mida ja millise filtriga üldse on võimalik saavutada. Et olengi tundnud seda, et ootan põnevusega seda arendust, et kus siis tuleb ka ilus filtrite selgitus ja seeläbi oleks siis võimalik sellised tööriistad tõesti tekitada. Aitäh sulle, Madis, väga huvitav ettekanne, äge ala ka ja ma annan sõna Nikitale Maa-ametist, kes on tegelenud siis tehisintellekti arendusega, et ta saaks näidata, kuhu tema on jõudnud nii SATi kui Orto kui mis iganes kaugseiре andmetelt. Ja, tere. Kas minun ettekannet on näha? Ja, on näha kenasti. Ja, super. Et mina tutvustan siis tehisintellekti arendusi Maa-ametis. See olen siis inspiratsiooni osas. Loodan, et kedagi see inspireerib ka omal alal või valdkonnas seda katsetada tehisintellekti. Ja räägin siis täna esiteks meie vajadustest, ehk millest me lähtume. Püüan lühidalt selgitada tehisintellekti põhimõtted. Räägin meie andmetest, ESRi poolt pakutavatest mudelitest ja lõpuks teen ülevaate sellest, kuidas me need andmed ja teadmised kasutame Maa-ametis päiksepaneelide ja hoonete näitel. Alustan vajadustest, et kuna igapäevaelus näeme, et tehisintellekt tegelikult meie nutiseadmetes ja teenustes, mis me kasutame, toimib ilusti, et meie nagu spetsiifilistel loengutel või kursustel ka näidatakse, et see tehisintellekt juba töötav lahendus ning erinevatel Eesti riigiasutustel on tegelikult ka juba tehisintellekti lahendused olemas ja see pani ka meid selles valdkonnas mõtlema. Ja esimene asi, kus saaks tehisintellekt Maa-ameti inimesi aidata, on ETAC-i andmebaasi uuendamise protsessi kiirendamine või lihtsustamine. ETAC on siis topograafia andmekogu. Kuna praegu seda teevad inimesed käsitsi läbi vaadates ortofotosid, siis treenides AI mudeli, tehisintellekti mudeli, saaks inimesele vähemalt näidata need kohad, kus uus objekt ilmus või vana objekti enam ei ole. Et inimene ei peaks käsitsi sirvama selle foto ja tal lihtsalt näidatakse ette, kus need uued objektid on ehitatud. Ja kui see on üks kaardiruut, siis suuremas mastaabis näeks välja umbes niimoodi, mis on juba väga hea aja ja tööjõuvõit. Ja meie reaalses elus nagu igapäevases töös see tehisintellekti kasutamine peaks töötajad aitama. Et kindlasti see ei asenda inimest, vaid pigem aitab töötajale teha rutiinset tööd kiiremini või teha seda tõhusamalt. Ja ChatGPT populaarsusega on inimestel nüüd kiusatus mõelda, et tehisintellektiga saab nüüd kõike teha, et see nagu inimene saab talle tööd anda ja puhata, aga tegelikult ka see ChatGPT ei ole ideaalne. Ja teiseks selliste suurte mudelite väljatöötamine nõuab väga palju ressursse. Meil selliseid ressursse ei ole Maa-ametis ega maa peale tagasi tulles näeme, et tegelikult iga konkreetne mudel teeb oma konkreetse ülesande siis, kui seda rakendada andmetel, mis on oma parameetritest sarnased treeningandmetele. Ja geograafias on eriti oluline ka andmete asukoht või nagu iseloom, et näiteks Aafrika ortofotodel treenitud mudel kindlasti ei toimi sama hästi Eesti ortofotodel. Ja lühidalt siis süvaõppe protsessist ehk skemaatiliselt see näeb päris lihtne, aga tegelikkuses see võib kesta kuudest aastateni. Ja
see eeldab siis treeningandmete ettevalmistamist, siis mudeli arhitektuuri valiku sõltuvalt andmetest ja ülesandest. Neid mudeleid on ka väga palju erinevaid. Siis saab mudeli treenida hakata, et treenimise protsessis peaks ka leidma head parameetrid, et mudel treeniks kõige paremini. Ja siis saab juba mudeli rakendada. Meie puhul, kui mudeli tulemustes on vigu, siis saame seda tulemust järeltöötluse käigus puhastada või teha paremaks. Ja kindlasti on väga kasulik järjepidevalt uute andmetega mudeli treenida. Meil Maa-ametis tegelikult AI uurimisega alustasid praktikandid, kes uurisid päikeseparkide ja hoonete tuvastamise võimalusi erinevates tarkvarades ja erinevate andmetega. Nende tulemuste põhjal hakkasime ka meie katsetama. Ja võimalusi on siis erinevaid, mida me siseselt jagaksime järgmiselt raskusastme põhjal. Et kuna Maa-amet kasutab ESRi tarkvara litsentsi põhjal, siis me saame kasutada eeltreenitud mudelid Living Atlasest, mis on erinevate tööriistade kogumik veebis ESRi poolt. Ja mõned mudelid isegi tunduvad päris asjakohased, aga süvenedes tegelikult ei ole nende täpsus piisavalt kõrge meie eesmärkide täitmiseks. Teine variant on neid samu mudeleid peenhäälestada Eesti andmetel, ehk anda mudelile juurde treenida meie andmetel, et ta nii-öelda harjuks Eesti iseloomuga. Ja võib lisada ka veel erinevaid informatiivseid kihte juurde või treenida oma mudeleid ESRi keskkonnas. Viimane variant hetkel, mis on nii-öelda kõrgeim tase, on oma mudeli nullist programmeerimine, näiteks Pythoniga. Ja senine kogemus näitab, et täpsus kasvab koos arendamisraskusega, aga mitte lineaarselt kahjuks. Ja kuna Maa-ameti vajadused on hetkel suunatud topoandmete uuendamisele, siis meie andmed on kogutud õhust, lennukid, satelliidid või tulevikus ka droonid võib-olla. Sellised kaugseire andmed aitavad meid korraga suurel alal infot saada. Ja hetkel on meil kasutada ortofotod, mis on piksli suurusega 10, 20 ja 25 cm sõltuvalt lennu eesmärgist. Lisaks saame kasutada lidari punktpilved ehk laserskaneerimise 3D punktid ja nendest tuletatud erinevad kõrgusmudelid. Siin on näiteks maakatte kõrgusmudel. Kindlasti on ka satelliidiandmed ja nii optilised kui ka radariandmed, aga hetkel selliste väiksemate objektide puhul me nendele kasutust ei leidnud. Ja nagu juba teame, meil on kindlasti vaja treeningandmeid. Kui me räägime süvaõppest, siis treeningandmeid on vaja eriti palju. Jutt käib 10 või isegi 100 000 näidistest. Osade nähtuste puhul saame kasutada topograafia andmekogu, aga vaatamata selle andmebaasi kvaliteedile, et enne kui andmeid süvaõppemudelile sööta, siis peab neid kindlasti üle vaatama. See on käsitsi tehtud rutiinne töö. Lisaks rääkides ortofotodest, ortofotode mudelitest, siis ETAC-i andmeid me kõrgete objektide puhul kasutada ei saa, sest need kõrged objektid on ortofotol natuke nihkes, nagu siin pildil näha on. Et selle hoonete näitel selliseid polügoone ETAC-ist mudelile sööta ei ole väga mõtet, sest mudel lihtsalt ei saa aru, kus on objektide piirid. Aga väljundis ei ole väga selgeid objekte. Nii et kui me tahame ortofotomudeli arendada nullist või peenhäälestada, siis treeningandmeid on tõenäoliselt vaja käsitsi luua.
Ja räägin nüüd meie arendustest, sest see on siis meie esimene edukas kogemus, mis juhtus päikseparkidega. Siin me kasutasime teise taseme, peenhäälestasime Eesti andmetega eeltreenitud mudeli Living Atlasest. Selle mudeli nimeks on siis Solar Panel Detection USA, treenitud USA-s. Ortofotodel pikslid suurusega 5–15 sentimeetrit ja meie siis peenhäälestasime seda 20–25 sentimeetrit ortofotodel Eestis. Ja tegelikult päiksepaneelid ei olnud meie prioriteet, see oli pigem selline esimene kogemus ja selle mudeliga ei tegelenud nii palju, et seda ideaalini viima ja tulemustesse ikka jäi palju vigu, valepositiivseid, nagu veekogud, kasvuhooned, teed, rekkad ja nii edasi. Aga õnneks antud juhul on meil võimalus rakendada loogilisi reegleid järeltöötluses, et valepositiivsetest või nii-öelda vigadest lahti saada, mis teeb selle mudeli päris hästi kasutatavaks isegi terve Eesti mastaabis. Ja me tegelikult kasutamegi seda juba andmete uuendamisel. Ja järeltöötlus siis koosneb erinevatest filtritest, ETAC-i filtrist, geomeetrilisest filtrist, naabruskonda filtrist ja näiteks klasterdamisest. Ja tehisintellekti rakendamine on tavaliselt päris arvutusmahukas protsess, et meie kohalikes arvutites 1/4 Eestit töödeldakse umbes 1 või 2 ööpäevaga, sõltuvalt siis ortofoto piksli suurusest. Ja siin on mõned näited vigadest või siis valepositiivsetest ja tulemustest. Kollasega on siin märgitud lõpptulemus, kuhu endiselt satuvad erinevad vead või vigade jäägid, mida ei suutnud järeltöötluse käigus eemaldada. Nendeks on siin piltidel näiteks torud, erinevad tooted tootmisaladel, kasvuhooned, rekkad ja nii edasi. Ja alumisel pildil vasakul on siis näide, kuidas geomeetriline filter eemaldas kasvuhooneid, mis on suunatud põhja, mis tõenäoliselt ei ole päiksepaneelid ja tulemusse jääb ainult päiksepaneel, mis meid huvitabki. Ja siin näitan natuke ka ilusamaid tulemusi. Ehk leitakse nii väikseid päikseparke kui ka üksikuid päiksepaneele ja ka suuremaid päikseparke. Räägin ka hoonetest, see on meie teine suurem mudel, mis me arendame ja püüame viia sellele tasemele, et see aitaks meie kaardistajaid lihtsamini ja kiiremini andmebaasi uuendama. Sel juhul enam peenhäälestatud ESRI mudeli täpsusest ei piisanud, et kuigi esmapilgul see tulemus ESRI mudelil võiks näha isegi okei, aga kuna meie ETAC-i hoonete kiht on juba 99% täpne, siis me jõudsime selle 1% ja see tähendab, et tehisintellekt peaks olema väga täpne, et meile kasulik olla. Seega ESRI mudel, mis kasutab sisendina ainult ortofotot, meile ei sobinud ja antud juhul meid aitavad 3D andmed. Saame siis andmete kombinatsiooni, mis koosneb RGB ortofotost, NDSM-ist ehk maakatte kõrgusmudelist, mis on tuletatud 3D skaneerimise käigus kogutud punktidest ja ka näeb niimoodi välja ja siis lidari skänneri signaali peegelduse intensiivsusest ehk 5 kihti. 2 viimasel kihil ei ole samasugust probleemi nagu ortofotol, kus kõrgete objektide puhul nende katused on nihkes või üldiselt kõrgemad objektid. Ja selle tõttu saame kasutada ka ETAC-i hoonete kihi, et treeningandmeid toota.
ja sellise andmekomplektiga hakkasime arendama oma mudeli, mis on hetkel treenitud 57 000 näidistel. See andmete lisamine aitas meid sellisel viisil, et esiteks suurendas hoonete arvu, mida mudel leiab, ja ka vähendas vigade arvu ja võimaldas järeltöötluses tulemusi veelgi vigadest puhastada. Ja näitan nüüd järeltöötluse võimalusi, et hetkel meid huvitavad ainult hooned, aga tegelikult ka kasvuhoonete asukohti on kasulik teada. Ja hoonetel on siis klass 1 ja kasvuhoonel klass 2, mis ortofoto järgi me ei saa väga mingit loogilist reeglit rakendada, et klassifitseerida hooned ja kasvuhooned. Aga muster kõrgusmudeli pildil on kasvuhoonetel natuke erinev ja selle tekstuuri järgi tegelikult filtreerime kasvuhooneid. Ja üks osa meid mitte huvitavaid objekte on juba läinud. Ja samamoodi, kui mudel eksib ja paneb spordiväljakut või peenrad hoonete polügoonidena, siis kõrguse järgi saame öelda ka, et see ei ole hoone. Ja klassifitseerime seda klassiks 3, et see on müra. Ja natuke tulemusi ka, et ülemine rida on edukamate tulemuste rida ja all on natuke rohkem vigu. Et huvitavaid asju leidub ka, et näiteks vasakpoolne väike pildike, kus tuvastatud midagi hoonega või väikse ehitisega sarnane keset suurt metsamassiivi, et sellist asja inimene tõenäoliselt ei leiaks või isegi ei vaataks sinna metsa sisse, aga arvuti on sunnitud ikka 100% talle antud pikslitel läbi vaatama ja leiab selliseid asju. Aga kahjuks ka selline mudel koos järeltöötlusega ei anna meile tahetud tulemust ja me endiselt otsime lahendusi, et ka selle mudeli parandada või paremaks teha ja ka muid mudeleid kasutada topograafiliste andmete tootmises. Ja ma näen, et aeg juba läks üle, et ma lõpetan siin. Aitäh! Aitäh sulle, Nikita! See oli huvitav ettekanne. Ma loodan, et ka teised said inspiratsiooni ja küsimusi ootame siis ka edaspidi, aga need küsimused-vastused, mis on sisulised, saavad siis avalikuks. But the next person or persons who will give us a presentation, they are from Germany, from Brockmann Consult, who is our Calvalus software developers. And they will talk to us about the DataCube, because it is one interesting software, if I can say like this, what Landport also or EstHub is needing, that we have access to different data, the feature data and the satellite data together. So floor is yours. Gunnar or Martin, I don't know who will begin. Thank you. I guess I will start, Martin, right? Yes, fine. So I start sharing screen. So first of all, thanks for having us here to have the opportunity to present parts of our work. My name is Gunnar Brandt. I'm leading the Xcube team, the analysis ready data team in Brockmann Consult, who's developing this DataCube software, and we present part of the solution here today. And I think most of you may know Martin, who will address more the thematic processing part and the DataCube generation by Calvalus. So I only have one slide, just briefly introducing the Xcube ecosystem, as we call this, to give some background. Most of it will be an introductory demo with basically a couple of demo views that we've been operating also in other activities. Xcube is, first of all, an open source software
which is building on Python's very popular data science stack. So it integrates quite nicely if you're a Python expert already. It offers a fully integrated ecosystem to generate and exploit data cubes. So it goes end to end from taking some input data, writing a cube, having a server, and then also provisioning it as a service. We have Xcube data stores, which is on the bottom for accessing different heterogeneous data streams and turning them into what we call analysis-ready data, so that they're data that can be immediately used and is self-describing and also adhering to certain specifications that make interoperability much easier. And then the server leverages these characteristics of these cubes and provides this data via different APIs, OGC APIs, Stack, S3, or some APIs that we define ourselves. And then on top of that, there's the viewer that you will see in a minute in different demonstrations. Then also Python, Xcube provides a Python package and an SDK for programmatic access. So if you're an expert that wants to really interact with the data directly, Xcube also offers this. That's why I said at the beginning that it's an integrated solution. And then we have a geographical database for this feature data that works also or non-gridded data, some in situ data or shapefiles or whatever, which then can then be analyzed together with the gridded data. And maybe one word for the roadmap, we are currently working on also integrating GeoDB with the viewer so that users can choose from the database some feature data to be displayed. So I leave here as promised my slides, and I start with a browser window. That's the viewer as you find it publicly in the Agricultural Virtual Lab. It's an ESA activity, and you can see that there's already some data. You see here a data set. These are our cubes. There are different ones. I change now to show you some large data. That's the productivity, and we look at the sum of total productivity of annual productivity. So that's what all plants produce in a year. And there are different regions. There are less productive ones and more productive ones. There are some more controls. We will learn about them during the demonstration, so I won't go through this now bit by bit. But if you click on the information button, you see some first information on the cube, and that's the size here. It's 133,000 times 100,000 pixels. So that's what I was referring to with rather large. It's 160 gigabyte in total, and that's has been generated into one cube. So if we now look at the data a bit more, we can zoom in, and since it's productivity, I think it makes sense to go to one of the darker green areas, which means high productivity. And then you see that the viewer loads interactively the higher resolution data. So we have a multi-resolution setup of the data. And then if you go in here, the higher resolution data is loaded. And you can immediately see from productivity the agricultural fields. So that's quite neat. What you can then also do, we choose here this polygon control, and then we simply draw a polygon because we're interested in one of these fields. And then we close this, then you have an object, and you get a time series, which in this case is only 3 years because it's only 3 years of productivity. But then if you click on one of these buttons, then you will also get the respective image of the year. And if you want to compare with another one, then you can draw a second one, and then this thing will be calculated on the fly. So we're not working on pre-computed images, but that's really accessing directly the data. So that's a quite nice interactive application. I now go on to another viewer, which is the Earth System Data Lab, which has a bit more Earth science data. The reason why I want to go here is to show you also some data covering Estonia. This is either CCI and C3S land cover data set. It's a global data set, also quite large. So if you
look here, it's again 11 time steps in that case, and 129,000 times 64,000. So it's considered rather large. And then you can of course zoom in. I looked it up where the limits of Estonia are to not make any embarrassing mistake here in this presentation. So that's the different land cover classes. You see here this color map. We can change color maps. That's one of the features, and we can also change color ranges. But this color map is the official one. So we created or we used the official CCI land cover classes map, so that urban area is red and the green areas are vegetation. In this case, this is Tallinn, if I'm not mistaken. And then, of course, if you go through this and you change from 2010 to 2020, even if there was no major building activity, probably you can see that there are some changes. So there's something heading to this year. There's something that apparently has been built up, so we can exploit now this opacity slider and see the underlying aerial image. And there's probably, if you look carefully, there's probably some industrial area being built. So that's some intermediate alpha. So you can see that you add some parts here, and that's probably these larger buildings over there. Going a bit deeper into the functionality and also the technology behind this, that's the first example. That's our EDC viewer. So here we have a city cube, and that's satellite data. You look at band 2 of Sentinel-2. We have an RGB slider here, which is quite nice because then the RGB is calculated from the 3 bands, and then you can have the aerial image and overlaid. You have here the RGB from Sentinel-2. If we go now to a different calculated variable, this is NDVI. I think I have to switch off this one. That's NDVI. I have to change the color map. I can show you how that works because a gray or bluish color map for NDVI doesn't make sense. So we take a red-greenish one. You see only parts covered here. The rest is probably covered by clouds because it's Hamburg. That's quite natural. I click somewhere here. I get the full time series. And then I may look for a different date. This one, for example, looks much better. If I now want to somehow integrate feature data, that was one of the functionality. So I go here into some of the agricultural areas of Hamburg, and I'm interested in some externally defined areas. So what I did here is I took some GeoJSON just for the sake of the demonstration. I copy this this feature data, and you may think of this data maybe in the future also provided by GeoDB, but you can also import this directly. So you go there and you import here geometry. I can simply paste it, and then I click OK, and then it says it imported 2 places, and actually you find these geometries here. So these are the 2 geometries I defined externally. I have them now here. I also find them in these places, GeoJSON 1 and 2, so I can select the second, and I can again plot a time series of this. And this is quite fast. It's not big data in that case, but small one, and you have some error bar here. And you can look through the year, and if you want to somehow go back and forth, you can of course do this here as well. There's an experimental feature now. This is called 3D. So you can now load the volume data of this feature, and you look really at this cube, and you can move it with the mouse. And there's some ISO representation, and you can change the ISO level. So now we're looking only at the highest values, and we can easily spot them inside this cube. So there's also a time dimension. And if you go to the 0 ISO threshold, you get the full data cube, if you like.
That's pretty experimental so far, so you can also zoom in and out, but we will keep working on this to also add some more annotations and maybe also fix some of the representation issues we have here. The other way around, maybe that's the last thing that I want to show here from the viewer. The other way around, if you go to information, of course, there's the metadata, and you can find all metadata because it's analysis ready. Here you can see what you're looking at, but we added recently also this Python symbol, which means that you get immediately some source code here. So that's, if you take the source code, and I have a running Jupyter Lab, so I can delete this here. It can be on your local computer, on your platform, or wherever that is. And then you paste it there. What you get is the same data set you look at in the viewer. So that's the same thing here. You can find the NDVI again. Here it is. It's the same data. And there's a second line for the variable, exactly this one. And if you then paste the same line in your Jupyter Notebook or wherever or in your Python code, wherever you are, then you get the same image. So that's a bit zoomed out because we haven't implemented a bounding box for this, but that's the detail. Actually, what you see is this full image, a bit lower resolution, and that's what you have here as well. So there's some interaction in both ways, so you can have your features there, and also in the future a bit more automation. So when you click here that you have a database interface, you can go the other way around and have programmatic access to this data. And if you go one step back, if you look at the server and not the viewer, you get also all APIs that the server is providing. And there are several ones, some proprietary ones that we created ourselves and that we defined ourselves. And some, like this OGC Stack, that's a catalog API that is more standard, or an S3 API that can be used, or WMTS. If you have your own viewer and don't want to use the Xcube viewer, you can also simply query the server with this WMTS via this WMTS API. And if you do so, I simply copied here the catalog, and then you can redo this. I have a new thing. Then you get back the server describes itself, and you can access the API as well. So the server can also be integrated in existing solutions in other GIS systems if you have, and then provide the data there. I haven't looked at the time at all, but at least from my side, that was what I have planned so far. Okay, then I would then hand over to Martin for the second part. Yes, thank you very much, Gunnar. I stop sharing. Now you should have it. I will use the next 5 minutes to explain a bit how the data is integrated into these data cubes. Where does the data come from that we have in these cubes? And if you are familiar with satellite data, you may know, so we have data acquisition. Satellites are instruments that work like, it's like 24/7 cinema. So it is a continuous acquisition of data, and this is acquiring different places in the Earth at a day. It's received by receiving stations. It's processed in the ground segment, and in the end of this part, we have scenes or images with time and spatial extent. We have seen them in Trien's presentation already. They are also available in SHub. This is the output what the ground segment provides. And from this point, we start with data processing. And after processing, we can integrate this into data cubes. I will show a bit how this is done.
So processing systems, that is, for example, Calculus on SHub, they apply algorithms to this Earth observation data scenes, and they extract geophysical data. They have only in this case, or in some cases, optical data as input, and they derive or retrieve then, for example, water chlorophyll content or land vegetation or other information from the images. And the processing system in the end can do more. It can also reproject, it can mosaic, it can resample the data, and it can temporarily aggregate data. Gunnar has shown data sets with yearly data in the beginning, for example, and other data has finer temporal resolution, so they can be daily or monthly images. And these processing systems are controlled such that we submit requests to the processing system. In the request, we specify the input data set we want to process. It may be one scene or several scenes, the algorithm we want to apply, and this will give us a set of output images. Users submit requests and get their images, or the processing system may also systematically process by generating requests systematically or data-driven. With every new data that arrives, a processing request is triggered, production is done, and cubes may be extended. If we look into what we in the end get, this is another example of a data cube. It's one data cube of CyanoAlert, one that Gunnar hasn't shown, but he has shown Hamburg. That's in the same set of cubes. And I show Vaxjö. Vaxjö is a set of lakes or is a region in Sweden. And this data cube is on is on water quality. And we see here that there is a longer time series of 2021 to 2023 to the current. And if we scroll through the data at different days, we have different images. And I want to show now how the image of the day before yesterday has been produced. This is this one. This is the layer of the day before yesterday. If we look at, we have to look a bit behind the scenes for this. So in this case, we look not at the usual portal site that a user may see, but we look into the backend of this. And here we see that there are jobs. These are these requests I talked about. And we see here certain requests for a certain processing chain, CyanoAlert in this case for Sweden. And here we see 30th of May. And this was the request that has produced our data. If we look a bit more in detail into this, we can see that some logs have been written, and I only want to show one piece of information here. In the end, the processing system has executed for us an algorithm and has applied this to an input data set, and it has produced an output data set. In the end, this has been processed. There's an output product, and this output product is our result of processing. The input was a satellite image. The output is water quality parameters. If we look what the processing system has done, I've opened here the input image. This is the satellite image. In this case, it's from Sentinel-3 Olshi, and it covers a larger area. We are interested in a certain area here. So in this case, it's these 3 lakes, and we see here the input and we see the output. This is the result of processing. So in the input, there's
water, it's a bit hard to see, but for water we have a certain spectrum, and for land there's a different spectrum. And the algorithm interprets this spectrum and retrieves from this the information about the water content, in this case chlorophyll. And this chlorophyll in the end is more or less than in the data cube. It is reprojected. You see here that this is still in satellite geometry, and this is reprojected into a common grid. And it's in fact not exactly this data, because I have selected one chlorophyll output and the algorithm has provided several of them, and I didn't find the right one that went in the cube, but it's very similar to what we see here. So this is the way that data is put in the cubes. So if we generalize this a bit, usually data cube generation is the application of a processing algorithm to a longer time series of images. They are reprojected to a common grid. They are in the end stored in Xcube's cloud storage format, data format ZAR. ZAR is a format for n-dimensional arrays, internally compressed, and these n-dimensional in particular means we have time, row and column, time and coordinates. And we may think of having data cubes that grow with every time slice, but if we want to process a long time series, then the processing system can help us and do all the processing concurrently. And in one example, we had processed 5 years of data, and each adding time slice would take 2 minutes. And if we would do this sequentially, it would be more than 2 days. And if we do it all concurrently, it's a few minutes only. My last slide. So candidates for, if we want to have an STAB data cube, that's maybe our vision, then we could put into this the Sentinel-2 time series available in Satellite-2 today already with RGB and some index NVI variables. We could put there the Landsat 8.9 time series equivalent of that. We could find other land applications. If you have time series of data, they could go into this cube. We could add a land cover layer as Gunnar has shown it. We may also have time series of water quality parameters. If you think of the Water Framework Directive and information that you may need to generate reports. There may be time series of seasonal or monthly cloud-free composites, which would be a further development of the first application where we currently have daily images, including clouds. And of course, we may add Copernicus services data sets in a common grid to such a cube. Okay, thank you. Thank you, Gunnar and Martin. I have also 2 questions. One is for Gunnar. Is it possible to export analysis or data calculations or graphs which are generated in this data cube environment? Or maybe you, Martin, can also answer it. Yes, Gunnar, do you want to answer? Yeah, well, in principle, yes. We have so far implemented a time series data extraction. I didn't show, so you get for example, you do one of these time series from a shapefile, and then you get the calculated values, for example. This is possible. What I've shown is somehow one step into that direction, the programmatic access. What we discussed about, and that's not difficult to implement, is to basically recreate exactly the view that you have, because you could also include in this request that I've shown in Python, for example, the bounding box or the anything. The column map is already there, but any other parameter that is available. And of course, also some kind of simple image export would be possible. That's not
not very complex. The viewer as such does not do really complex analysis workflows. What we've seen is basically some interaction and viewing and some time series extraction and some aggregation steps. We can also do other things in the server, but then this is somewhat hard-coded. So we can have virtual layers that do some calculation on demand. And this is an arbitrary, whatever analysis you want to have. And you could somehow post-process some data into something new according to analysis workflow. So in principle, yes. It depends on the effort you want to add there, particularly on our side. Okay, thank you. But I have fast question for Martin. It is about the input data. I see that you have the geodatabase for feature data, but is it also possible in near future to connect with services, with VMS, VFS, feature data services or VMS data services, which is not satellite data? Maybe that's a question for Gunnar again. Okay. Depends a bit. Yes, answer is yes. So basically, answer is yes. Okay, then we can provide these services. For example, the GeoDB has a GeoServer and it provides itself WFS and WMS and whatever. The server for the grid data does it for WMTS, and we have a draft implementation, I would call it, for WCS. So that's the one way, but also the viewer could read WMTS, for example, as from other backends. That's a matter of configuration. Thank you. Thank you. I hope everybody get inspiration, and now I will turn back to Estonian. Thank you one more time. Thanks again. Okay, thank bye you. Bye. Ja järgmine ettekandja või esineja on meil Rauno Kordan Vaal Airship OÜ-st, kes räägib meile HAPS-ist ehk väga huvitavast asjast, millest mina alles hiljuti kuulsin esimest korda. See on maaseire stratosfäärist. Aitäh. Tervist, kas mind on kuulda? Ja, sind on kuulda. Okei, väga hästi. Kahjuks ma ei saa näopilti jagada. Tehnilised asjad. Aga ma loodan, et minu jagatud slaidi pilt on näha. On näha. Väga tore. Ma olen siin kauem tegutsenud ülikoolis ja tegutsenud tudengisatelliidi projektiga. Ja sealt kasvas siis välja selline asi, et on stratosfäärist võimalik üksjagu asju teha. Siin praegu selle esimese slaidi peal vasakul pool on see, mis toimub meil orbiidil. Ja kohati seal orbiidil läheb kitsaks, et neid niivõrd massiliselt tuleb peale uusi satelliite. Kõige rohkem on üle poole kogu riigis satelliitist on Starlink praegu ja tulevad järgmised suured klastrid satelliite tulevad järgi. Aga orbiidi probleemi meil ei ole stratosfääris ja kui nüüd see paremale poole vaadata, siis see on meie visioon. Sellisena oleme ka selle firma nime endale võtnud, et nagu suur vaal, mis lendab stratosfääris, õhulaeva kujuline. Ja selle pildi peal seal allpool te näete, see on taustafoto on meie enda tehtud ühest stratosfääri katsest, mis on siis õhupalliga, ilmajaama õhupalliga saadetud pisikesed kaamerad üles, väike kaader GoPro videost välja lõigatud. Ja kui allpool näha, siis on Põhja-Eesti regiooni, seal on Ülemiste järve paista. Vaatan, kas hiirega saab näidata siin Ülemiste järve ja Tallinna piirkond siin ja siin on vast Naissaarest ja niimoodi, et see pilt on kuskil natukene üle 30 kilomeetri kõrguselt. Ja see on siis lennuliiklusest 2 korra kõrgemal. Ja nüüd stratosfääris saab püsivalt lennata kuskil ja projekt on siis 20 kilomeetri kõrgusel, mis on ka lennuliiklusest palju kõrgemal. Et see pilt on umbes sarnane, mis see praegu siin on. Sellist asja püüame teha. Ja selle asja nimi on HAPS või HAPS on üldine termin, see on High Altitude Pseudosatelliit. Ja ikka väike sisukord, et ma võrdlen kõrgussatelliitidega ja miks on just see 20 kilomeetri kõrgus valitud ja veel, mis on need erilised võimekused.
Nii et sellised teemad. Me oleme nüüd teinud siin erafirmana ja koos tudengitega selliseid stratosfääri katseid. Siin vasakul pool on see õhupallidega, ilmajaama õhupallidega. Viimati suvel lennutasime 2 sondi koos korraga ja tudengiprojektist jäi siis selline pilt, et see parempoolne suurem pilt on siis ka kuskilt üle 30 kilomeetri kõrguselt. Taustapildina on näha niimoodi, et siin on Kesk-Eestist tõuseme üles kõrgemale ja nüüd on vaade lääne poole ja seal on siis Pärnu laht siin pilvede all. Tagapool peaks olema Kihnu saar ja siit kuskilt on Saaremaa on siin nagu tumedana niiviisi näha, nii et Kesk-Eestist lääne poole vaadates siis siin on nagu natukene seda põhjaranniku poolt, et selline vaade Kesk-Eestist sinna on siis siin 150-200 kilomeetrit on selline udune nähtavus, võib-olla see distants. Ja iseenesest sellisel kõrgusel opereerimist ja maaseiret võib võrrelda nüüd aerofotoga või ortofotoga, et seda on võimalik teha. Ja kõrgus on natukene erinev, tuleb arvestada 20 kilomeetri kõrgusega. Ja satelliitidega võrreldes on siis olukord selline, et võtsin nagu need suuruste kategooriad, kui nüüd võrrelda maapealseid pikkusi ja seesama nüüd skaleerida üles, siis pilt on umbes selline, et siin satelliidid, võib-olla mõni on siin madalamal, üritab olla 350 kilomeetri kõrgusel, aga enamasti on 400 ja see 500 on tüüpiline nagu satelliitide ja maaseire satelliitide kõrguseks. Ja nüüd võrrelda siis sellega, mida saab teha stratosfäärist, siis see on 20 korda lähemal. Ja ta saab nüüd opereerida Eesti kohalt näiteks, kui võtta selleks rakenduseks ainult Eesti. Et sõita Eesti ühest otsast teise tunni või paari tunniga ja teha seal mingit konkreetsemat seiret ja sõita teise kohta tagasi, teha seal konkreetsemat seiret. Ja see võimaldab palju täpsemaid resolutsioone kui satelliit, palju väiksemate seadmetega. Aga teisest küljest, kui võrrelda nüüd aerofotodega, ortofotodega, siis on see tunni hind ja kui palju saab korraga seirata, see hind on palju kordades, võib-olla ka suurusjärk 10 korda või rohkem, mis on odavam. Ja miks on see kõrgus 20 kilomeetrit? Siin on 2 sükest graafikut, mis seda võiks iseloomustada. Sellel graafikul on siin vasakpoolsel teljel on kõrgused kilomeetrites, siin on 10 kilomeetrit, siin on 20 kilomeetrit ja need 2 joont on siis sellised, kus on siis rõhk ja õhurõhk ja tihedus. Need on kiiresti langevad suurused. 20 kilomeetri kõrgusel on õhurõhk on siis 7% kuskil meie tavarõhust ja see tihendus on siis ka sellega võrreldav. Et selleks, et seal tehnoloogilist süsteemi nagu üleval kanda, peab siis olema kas lennukikujuline, millel on hästi suured tiivad, hästi kerge või siis õhulaev, kerge gaas, mis teda üleval hoiab ja suhteliselt hästi kerge, aga suuremõõtmeline. Siin on ka näha temperatuur ja see punane joon on temperatuurigraafik, mis hakkab kõrgusesse kiiresti langema. Nii et see joon siin, kus on siis stratosfäär, on selline -60 kraadi püsivalt aastaringselt ja sellisel kõrgusel olles siis jääb puutumata tuultest või tuultega tuleb tegeleda, aga tormidest ja pilvisusest ja sademetest ja sellisena jääb nagu täiesti puutuma, et sellega ei pea eriti arvestama. Nüüd siin teisel pool on nüüd tuuled ja siin on teistmoodi graafik, et kõrgused lähevad niipidi, et siit me lähme üles 5 kilomeetrit, 10 kilomeetrit, 15-20 kilomeetrit ja see on nüüd selline maailma ulatusega tuulte statistika, kus on näha, et 20 kilomeetri kõrgusel on just nagu keskmiselt palju madalamad tuuled. Ja mis siis meie väljakutse seal on, et tuul ära ei viiks. Sest muidu saab teha lihtsalt sellise lateks õhupalliga või õhupalliga lasta üles kerget gaasi täis ja lendab kõrgele. Aga seal on ka tuuled ja need tuuled viivad ta ära. Nii et siin just selle lennuliikluse kõrgusel, kus on tavaline lennuliiklus 10 kilomeetrit, 13 kilomeetrit, sellises vahemikus on tuuled kõige tugevamad, vahel tulevad need jugavoolud
võivad asju hästi kiiresti ära viia, nii et sellest üritame olla siis kõrgemal, nii et kuskil 20 kilomeetrit pluss miinus on see piirkond, kus on tuuled head ja soodsad ja saab hoida ühes positsioonis, ühes asendis paigal stratosfäärisüsteemi. Nüüd eesmärk sellel asjal on selline, et ta tehakse maa peal valmis, õhulaeva kujuline süsteem, ta lendab üles ja ta jääb sinna mitmeteks kuudeks või aastaks. Suudab püsida üleval, seal on veel vaja materjalidega tööd teha, see on meie praegune esimene eesmärk, et need õhukesed sellised kilemoodi materjalid oleksid siis võimalikult gaasi pidavad ja kerget gaasi välja ei laseks seest, laseks imbuda. Ja siis sellisel viisil siis ei pea väga palju seda kerget gaasi sinna juurde laskma kogu aeg, et ta saab seal kaua püsida. Nii et selline hästi pikaajaline siis lend on mõistlik, oleks mõttekas, oleks ideaalne, sest et siis ei pea teda maa peal nii palju käitlema ja see lennutunni hind on äärmiselt odav, et saab teenuseid pakkuda sealt ülevalt kaua ja mõistliku hinnaga. Mõned nüüd unikaalsed võimalused, mis selline süsteem pakub. See vaatlus on seal võimalik 24/7, näiteks kui on mingi oluline piirkond, mida vaja pidevalt jälgida, kus toimub midagi, on mingi loodusõnnetus, katastroof, on vaja päästeoperatsiooni sooritada, näiteks seda piirkonda jälgida. Just nagu seire poole pealt, see eriline võimekus. Samas sidetehnoloogia platvormina, näiteks mobiilimastina on ka vajalik, et ta oleks suhteliselt ühe koha peal ja pakuks sidet siis laiale piirkonnale. Ja nüüd üks unikaalne aspekt veel satelliitide ees on see, et tal on nagu poliitiline sõltumatus. Satelliite me kasutame praegu Euroopa andmeid. Võib-olla ostame, võib-olla saame tasuta USA andmeid ja sellised suured majandus- ja poliitilised regioonid seavad oma piiranguid. Näiteks paljud riigid ei saa USA andmeid, USA-l on ja ka Euroopa Liidul on oma eksporditingimused, kuhu ta nagu lubab. Nii et võib-olla ka Eestisse ei saa teatud sagedusega ja teatud resolutsiooniga USA andmeid osta, et seal on ekspordipiirangud peal. Nii et selline platvorm on täiesti ainult riigipõhine, vastab ainult riigi enda seadustele. Ja samuti on selle käitamine, ütleme, sagedusload ja sellised asjad on ainult lokaalsed, võivad olla ainult riigipõhised põhiregiooni. Et ühte sellist stratosfäärisüsteemi või hapsi saab siis opereerida ka üle mitmete riikide või regioonis. Et kui on eriolukord ühes kohas, siis lendab Läti ja eriolukord teises kohas, siis lendab Rootsi. Sellised võimalused on. Aga need ärimudelid saavad ka olla lokaalsed, et satelliit, mis pakub meile head sidet ja head seirevõimekust, võiks olla siis lähedal suhteliselt. Räägime siin ka võrdlus, et ikkagi LEO, low Earth orbit, et ta ei ole seal geostatsionaarsel. Siis on need viited väiksemad ja samuti resolutsioonid paremad ja kõik siuksed asjad on palju paremad. Aga nüüd LEO peal maalähedasel orbiidil peavad asjad kiiresti liikuma ja peavad pidevalt tegema orbiite, 1,5 tunniga tehakse üks tiir peale. Nii et lokaalseid ärimudele ei saa nagu olla, et kõik need ärimudelid peavad olema globaalsed täiesti, et võimalikult paljudes riikides pakkuda siis neid teenuseid. Aga stratosfäärisüsteem saab olla ühes kohas koha peal ja tegeleda ainult püsivalt selle ühe piirkonnaga. Nüüd samuti võib sealt seda infot saada oluliselt kiiremini ja kohe. Näiteks kui on Eesti kohal selline süsteem, siis saab seal tellida Eesti ühte piirkonda või teise piirkonda ja seal ta saab pakkuda püsivat seiret. Kas tunde, kas päevi, nädalaid või kuid. Sellised võimalused on olemas. Satelliitide ees veel mõned eelised, et optiline kindlasti seire ja seal tulevad pilved ette, siis samuti saab teha sarri. Sarri ehk siis tehisavarradari jaoks on vaja lennata sirgelt. Paigal püsiv objekt ei saa teha sarri, aga sarr peab siis liikuma ja samuti nagu droonidele on tehtud sarr-seadmeid ja lennukitele, siis ka selline stratosfäärisüsteem saab teha sarri. Ning need lahutusvõimed nii optilise kui sarri puhul nad skaleeruvad lineaarselt. Kui on ta maalähedasel orbiidil olevast satelliidist 20 korda lähemal, siis samuti see resolutsioon paraneb 20 korda. Umbkaudu. Muidugi
me vaatame läbi nüüd tiheda atmosfääri. Suur osa sellest satelliidist on sealt tihedast atmosfäärist kõrgemal, nii et atmosfääri mõju on sarnane, aga resolutsioon ja see, mis tuleb valguse difraktsioonist, need piirangud on siis piirangud on samad, aga lihtsalt me oleme nii palju lähemal ja selle võrra täpselt sama palju lineaarset mõõtmet siis parema resolutsiooniga. Ja näiteks pidevat vaatlust ja samuti otsida pilveauku erineva nurga all, oodata, kui pilved ära lähevad ja olla kohe seal olemas õigel ajal. Hind on kindlasti, tuleb satelliitidest ja ka selle kliima jalajälg tuleb oluliselt parem, sest et siin viimasel ajal on hakanud need kosmoseprügi on üks challenge, aga kosmoseprügi meile veel nagu piiranguid ei sea ja väga jäiku piiranguid ei panda, nii et kindlasti satelliitide pidu jätkub siin 10 aastat kindlasti ja neid tuleb järjest massiliselt juurde. Aga ikkagi raketi kasutamine viib üla atmosfääri kihtidesse musta süsiniku ja on hinnatud, et see on lausa 1% kogu maailma kliima jalajäljest on siis rocket launch. Mõned eelised droonide ees on nagu lennutunni hind ka jällegi drooni käitamiseks. Seal on mõnetunnine võimekus, eks ole, kui droon saab lennata ja ka kõrgus, aga selle opereerimine ja ülesviimine allatoomine on need kallimad osad. Ja seal on kindlasti saab teha eeliseid. Jällegi pidev vaatlus aastaringselt. Ka see operatiivne, et lennata Eesti ühest otsast teise ja kanda sarri, eks ole, et läbi pilve teha. Nii et sellised erinevused siis satide ja droonidega. Kui tekib mingeid küsimusi, ma veel jätkan, mul on mõned slaidid veel, aga kui tekib mingeid küsimusi, kirjutage mulle, et minu meili aadress on siin all kirjas, rauno.gordon@valairships.com. Kirjutage, kui mingeid mõtteid tekib. Nüüd see kosmoseprügi ja trackimine, kindlasti kosmoseprügi me lahendame tänapäeval informatsiooniga, et me seirame radaritega, mis orbiidil toimub ja vaatame täpsemalt isegi lidaritega, laseritega nende täpsemaid kiiruseid ja asukohti. Et seda me lahendame informatsiooniga, et paremini aru saada, kui on mingi kokkupõrge võib seal toimuda ja siis juhtida neid mööda ja et nõue, et satelliitidel oleks võimekus ennast alla tuua või muuta oma orbiiti. Aga jah, et see olukord muutub seal järjest tihedamaks. Ja nüüd, kes selliseid asju teevad? Need asjad veel ei lenda. Need on katselennud, toimuvad arendused ja ma olen näinud lendamas 2 süsteemi. See on siis Airbusi Zephyr on üks siis selline lennukikujuline suurte tiibadega asi, tema ka 20 kilomeetri kõrgusel. Ja nemad viimase katse, mis on avaliku uudistesse läinud, nad teevad militaariga USAs palju koostööd, aga see, mis on avalikult teada, siis olen leidnud, et nad tegid suvel kuskil 40 päeva järjest lendas selline asi siis üleval. Päeval laadides päiksepaneelidest ja pidevalt need propellerid käivad, pidevalt elektrimootorid töötavad, tuleval hoida ja päeval siis laeb ka akusid lisaks mootorite käitamisele ja siis öösel lendab akude pealt, et ta peab pidevalt nagu üleval püsima ja teeb stratosfääris siis väikseid ringe. Ma ei tea, on see kilomeetri suurune või niimoodi, et siis ringitab seal kogu aeg. Et selline siis on ka võimalik, et see aasta ringselt lendab. Need ülejäänud siin on, Google Loon oli see, mis siis õhupallidega ja nemad ei juhtinud lateraalselt oma seda asukohta, aga need lendasid, neid oli palju, neid sadu oli neid õhupalle ja nad pakkusid sidet, pakkusid Keenias. Aga rahaliselt ei tasunud ära, et ikkagi see läks neil opereerimine päris kalliks, sest et neid juhtis tuul sinna, kuhu tuul neid tahtis juhtida. Ja nad said kõrgust reguleerida, aga selle tulemusena nende asukohad ikkagi ei olnud optimaalsed. Suur osa neist on renderid, need plaanid siin, et nad on detailselt plaane teinud ja erinevaid firmasid siin on. Aga veel on lennanud Sky, selline õhulaevakujuline siis läikiv metallisatsioonikihiga kilematerjalid põhimõtteliselt kasutusel. Ja nemad on ka USA firma, nad on teinud lende stratosfääri üles ja sealt tagasi, aga seda ma ei tea, kui kaua nad on suutnud seal püsida. Kas nende tõesti energiabilanss on selline, et võimaldab seal nädalaid ja kuid püsida võib-olla, aga kindlasti on see jõudmas sinna, sest et tehnoloogiad on maailmas olemas.
ja samuti siis meie siin Eestis nime all Vaal Airships alustame neid arendusi, et jõuda siis sellise platvormini ja pakkuda seda võimekust. Nüüd vaadata selle võimekuse võrdlust ja mida teeb satelliit, mida saab sealt stratosfäärist, siis eks Saaril on ka sarnased sellised resolutsiooni piirangud, aga hästi konkreetne näide, et kui on siis 400 kilomeetri kõrgusel on satelliit, millel on selline teleskoop ja neid on üksjagu, on suuremaid, on väiksemaid, kõige suuremad on siin üle meetri teleskoobid, näiteks USA sõjaväe omad, mis on sarnases suurus nagu Hubble Space Telescope, USA luuresatelliidid, vaatavad oma 2,4 meetrit suuruse peegliga maa poole. Ja nemad saavad seal 10 sentimeetrit või vähem isegi resolutsiooniks 10 sentimeetrit piksli kohta. Selline on üks realistlik satelliit, mida mitmetel firmadel 30 sentimeetrit tava ja maapinna resolutsioon on siis kuskil 1 meetrit piksli kohta nüüd optiliselt. Kui kõrgematesse minna siin infrapunasesse, siis see resolutsioon kindlasti halveneb. Käisin suurel kosmosekonverentsil, oli väga äge kohata paljusid firmasid, kes teevad kõiki neid tehnoloogiaid, mida nende satelliitide kui ka stratosfäärisüsteemideks vaja on. Seal oli mitmeid firmasid, kes oma kaameraid näitasid, kes näitasid oma terveid satelliite, kus kaamerad sees olid või paljusid firmasid, kes neid kaameraid pakkusid. Siin on näiteks Atlantise 2 toruga ja Chimera selline kaamera, et see on paarkümmend sentimeetrit läbi mõõduga. Et kui selline ei oleks mitte 400 kilomeetri kõrgusel, aga 20 kilomeetri kõrgusel, siis tema resolutsioon oleks siin 5 sentimeetrit piksel. Nii et põhimõtteliselt on see võimalik. Atmosfäär nüüd segab võib-olla selle 5 sentimeetrit halvemaks, aga sellise 30 sentimeetrise kaameraga saab 5 sentimeetrit. Kas see 5 sentimeetrit meil Eestis vajalik on või kellele see vajalik on, aga ilmselt on vaja leida mingisugune platvorm, mingi kas lahutus optiline või siis on see SAR või mingi õige seirevõimekus, mis on võimalikult paljudele kasulik ja vajalik ja siis vastava suurusega siis kaamerasüsteem asetada selle stratosfäärisüsteemi peale ja nii kosmosekaamerafirmadega kui droonikaamerafirmadega koostöös siis arendada see payload, see süsteem, mis siin selle õhulaeva all on ja mis siis seirab täpselt mingit piirkonda ja siis saab sellist asja püsivalt pakkuda. Ja see ei pea olema ainult Eesti, vaid see võib olla lähiriikidega jagada seda näiteks, et Läti või Leetu ja pakub nii seiret kui samal ajal ka hädaabi sidevõimekust. Et SMS-i oleks võimalik saata. Selliseid asju on siis tahame teha ja läheb ilmselt mitu aastat aega enne, kui see muutub reaalsuseks, aga Airbusil väidetavalt on selline asi juba olemas. Iseenesest saab hakata ka täpsustama, et mis nende võimekused on. Nii et maailmas on sellised asjad tekkimas. Et minu poolt aitäh praegu ja kas on küsimusi või kirjutage mulle. Ma arvan, et me praegu küsimusi vahel ei võta. Me oleme natuke oma ajakavast maas öelda, aga selles mõttes, et teemad on mulle endale lihtsalt nii huvitavad olnud, et ma ei ole vahele seganud ja meie inspiratsiooni osa tegelikult lõpetab inspiratsioon, mida pakuvad meile koolilapsed. Meil oli 2 väljakutset, üks oli satipiltide ja teine filtrite kohta. Et ma annaks sõna Annile Maa-ametist geoinfoosakonnast, et ta võib-olla siis natuke kiirendatud korras, mitte et see vähem tähtsam oleks, see on sama tähtis, aga et näidata siis, mida lapsed on satilaost üles leidnud. Jah, jätkame siis natuke lõbusamal noodil ja teen siis kiire ülevaate sellisest kõrvalharust, mis me tänase visioonipäeva jaoks välja mõtlesime, ehk siis kutsusime kooliõpilasi üles satelliidi andmetest oma loomingut tootma. Ja eesmärk oli siis muidugi tutvustada satelliidi andmeid laiemale publikule
ja seekord siis just lastele, sest ma usun, et enamik neist ei teadnud, et ümber maa tiirutavad satelliidid teevad Eestist iga päev ühe klõpsu. Nii et mine tea, võib-olla see üleskutse tõi meile neid uudishimulikke veel juurde, keda Kaupo päeva alguses mainis. Ja üleskutse oli siis kasutada satelliidipilte, et luua kunsti. Reeglid jätsime üsna vabaks. Ainuke suunis oli, et kasutada sati ladu. Aga see, mis on pildil või mis asukohta on kasutatud või kas kasutada mingit järeltöötlust, see oli juba igaühe enda otsus. Et me jätsime tõlgendamiseks vabad käed. Ja töid laekus meile väga erinevatest vanuserühmadest. Madalama vanuseastme õpilased armastasid satelliidipiltidelt otsida erinevaid loomi. Ja see tuli neil väga hästi välja ka, nagu näete. Ja mis on veel tore, on see, et kohati leiti isegi olendeid, keda me veel täna ei tunne või keda ei ole olemas meile teadaolevalt, aga lapsed need piltid siiski üles leidsid. Ja oli näha seda trendi ka, et mida vanemad õpilased, siis seda rohkem juleti kasutada värve ja muuta siis satilaos neid valguse järjestusi, et luua valevärvi pilte. Aga oli pisemate seas ka niisugust kontseptuaalsemat lähenemist, et tehti siis, kaunistati satelliidipilte erinevate dekoratsioonidega ja miks mitte ka ühe beebiga näiteks. Ja mõni teos läks värvidega nii pööraseks, et peaaegu et ei olegi aru saada, et on tegemist satelliidipildiga, aga võib-olla ainult see kitarri kuju reedab, et tegemist on Peipsi järvega. Gümnaasiumiastmes palusime õpilastel siis läheneda natukene süsteemsemalt ja püüda välja tuua erinevat tüüpi maastikumuutusi või muud tähelepanuväärset. Gümnasistid lõid siis satilaos oma filtreid, millel on ka esteetiline väärtus. Näiteks veetaseme muutumist või siis uuriti ka metsa raideid või turbavõtualade laienemist on siin näha Rääma rabaaladel. Siis Vilsandi saar on siin näha, kus Lenna-Lee siis uuris 8-aastase vahega rannikujoone muutumist. Ja lõpetuseks ka üks poll. Kuna gümnaasiumiõpilaste töödel on küll esteetiline väärtus, aga paljud tööd olid tõsiselt sisukad ja huvitavad, siis nendest me paneme kokku eraldi ka infotahvlid, kus on siis võrdlused nendest satipiltidest ja muutused näha. Ja need lähevad üles meie Facebooki lehele ja siis on võimalik neid näha ka rippumas Maa-ameti Tallinna kontori seinal, kui te meile külla tulete. Ja igal juhul meie poolt suur tänu kõikidele õpilastele ja õpetajatele. Et kõige rohkem töid laekus meil Reaalkoolist, Elva huvikoolist ja Jõhvi Vene põhikoolist. Seega suur tänu teile. Ja annangi siis pidulikult teada, et meie virtuaalnäitus on nüüd Facebooki galeriis avatud ja panen siia küsimuste-vastuste rubriiki ka selle lingi, et kui tekib huvi, siis saate minna pildid veel üle vaadata. Nii, annan sõnajärje tagasi Mailile. Aitäh sulle. Ma tahtsin öelda veel seda, et Tõravere keskus on meid kutsunud septembri alguses kosmose
karjääripäeval SAT-i andmetest töötuba tegema ja me oleme oma jah-sõna öelnud, me alles alustame selle teega ja ma arvan, et ka seal on need sama plakatid nähtavad kui juba varem kooliõpilaste poolt tehtud tööd.